Tere taas, armas! Olen Niida ja täna sinu ees siis armastuse teemalise ladumisega taas. Ja otsustasin selle siis pealkirjastada selliselt, et mida on oodata armastuses või mis toimub armastuses, armastuse energiaga kuni jaanipäevani. Ja ma teen seda ladumist siin maikuu viimastel päevadel 2024 aastal, aga millal iganes sa seda siis vaatama satud, sina võid selle alati enda jaoks siis ümber tõlgendada ja kui sa peale jaanipäeva vahetult satud seda vaatama, siis tead, et see puudutab tervet järgmist aastat. Kui satud vaatama enne jaanipäeva, siis on see sulle lühiajalisem ladumine. Enamus minu ladumisi on ajatud ja sa võid tulla siia millal siis iganes ja kuulata ja püüda just need sõnumid kinni, mis tahavad sind kõnetama tulla. Miks ma ikka jälle armastuse teemalisi ladumisi teen? Sellepärast lihtsalt, et te küsite selle teema kohta kõige rohkem minu käest. Ja võib-olla on vahel ka selline ebamugav nii tihti tülitada või küsida oma seda ladumist, aga kui ikka siin on nagu väga aktiivne ja keegi on väga südames ja tahaks teada, siis võib-olla vahepeal saab siis mõned sõnumid siit nendest üldistest ladumistest kätte. Kui ei saa või kui on soovi, siis et ma laan sulle kaarte personaalselt sinu suhte, sinu südameasjade kohta, siis ikka jälle kirjuta mulle kas siis niida@tarot.ee või saada mulle Facebookis sõnum või jäta siis siia video alla kommentaar. See video alla ma panen ka oma kontaktandmed, sealt sa saad need ikka jälle kätte, minna vaadata minu lehekülgi siis rännakuteraapia.ee või siis tarot.ee. Viimane on küll alles valmimisel, kui ma seda videot salvestan, võib-olla siis, kui sina lähed vaatama, on seal juba pisut rohkem infot. Aga armastus üldse, et armastus siis kas armastus kui eros või armastus kui agape, et üks siis, mis hästi palju seda sellist paarisuhte dünaamikat sisaldab, kirge, sageli toob endaga kaasa ka sellist nagu valulikku igatsust, armukadedust, kõiki neid selliseid keerulisemaid tundeid ja võib-olla ka klammerdumist, võib-olla ka sellist kiivust või omanditunnet, et ta sisaldab nagu nii palju erinevaid dünaamikaid. Või siis kõrgemast südamekeskusest kiirguv siis agape armastus, mis on rohkem see, mida me tunneme tingimusteta armastuse nime all ja mida me võime tunda siis laste vastu, loomade vastu, taimede vastu, looduse vastu, looja loomingu vastu ja muidugi ka oma partneri vastu, kui me oleme siis aktiveerinud selle kõrgema südamekeskuse armastuse. Ja sageli me armastuse all ka peame hoopis siis silmas neid tundeid, mis tulevad meilt siit natuke alumistest tšakratest, seksuaaltšakrast, sellist, mida rohkem siis iseloomustab sõna kirg ja iha, selline tohutu füüsiline tõmme. Et vaatame siis, mida täna kaardid räägivad, millised need energiakeskused on aktiivsed, kust tasandilt sulle need sõnumid tahavad tulla ja sa saad kuulata seda nagu üldist ladumist on ju ja alati minu ladumiste puhul sa võid valida välja siis ühe konkreetse grupi, mis sind kõnetab, ma kohe tutvustan sulle neid sümboleid ka, mis ma täna välja valisin või siis sa võid kuulata kogu kanaldust ja võtta igast grupist seda, mis just sind kõnetab või tahad kuulata kahte gruppi, võib-olla on raske ühte valida, hakkab meel kuidagi nagu või tunnetus kahe grupi vahel pendeldama. Et siis ütlen veel kord, võta see, mis sulle kuulub, mis sind kõnetab, mis seekord sind ei puuduta, sellega on niimoodi, et see jätta rahulikult kõrvale ja kui sa kohtad midagi, mis sind just nagu trigerdab, ärritab, isegi natuke võib-olla vihaseks ajab, siis ma seda soovitan 2 korda kuulata, sellepärast et seal võid sa saada oma varjul sabast kinni ja
ja võib-olla hiljem tuleb mingi huvitav taipamine sellega seoses, et miks just see teema nagu kuidagi midagi hästi niimoodi üles tõstab sinus, on ju. Et see on, varjutöö on üks selline minu lemmikuid enesearengu tööriistu ja seda me just tunneme ära nende krattide järgi, kes meid siis irriteerivad. Nii et kuula mõnuga ja võid kuulata ka mitu korda, võib-olla mõned sõnumid jäävad ridade vahele ja avavad ennast alles kunagi hiljem. Minu mentoriks siis on kuujumalanna Selene. Ja kuna ma olen praegu Kreekas, siis Kreekas on ka Artemis tuntud siis kuujumalannana, päikesejumala õde siis, osade müütide järgi kaksikõde, osade müütide järgi siis natuke vanem õde, kes sündis enne teda, aga võib-olla ta oli siis kaksikõde, kes sündis esimesena ja siis juba aitas venna teisena ilmale. Et võib-olla on see siis müütides niimoodi, et selline huvitav äratundmine siit koha pealt. Ma tunnen ka, ma alles avastasin end seal Artemise templi pühas kohas ja kui võimsad ja kui sellised erilised energiat seal olid, et ma tunnen, et ma olen selle jumalanna energiast praegu hästi mõjutatud ja kuidagi ta on võib-olla vähem tuntud kui Afrodite armastuse jumalannana, aga tal on omad väärtused, just see selline siis võib-olla natuke rohkem see varjatud naiselikkus ja kindlasti ilu. Ta on jahijumalanna, looduse, metsiku looduse, metsloomade kaitsja, sünnituse, lapse ootuse kaitsja. Et tal on väga-väga palju selliseid maagilisi võimeid ja nagu kõigil teistel Kreeka jumalatel ja jumalannadel on ka temal selline tumedam pool, metsikum pool, et ei ole Kreeka jumalannad sugugi ainult kõik sellistes valgetes klettides hõljuvad kaunitarid, et neis on seda metsikust ja tuld ja kirge ja armukadedust ja kiivust ja kõike niimoodi just täpselt nagu me armastuses kohtame tegelikult kõiki tundeid, et kui me avaneme täielikult armastusele, teeme oma südame päriselt lahti, siis me riskime sellega, et me saame kogeda kõiki tundeid. Ja vaatame siis, mida kaardid tahavad. Enne veel siis tutvustan sulle sümboleid. Ma võtsin igale pakile juba ühe selle signatuurkaardi ära, need on mul siin laua peal tagurpidi, ma ei ole vaadanud tõepoolest sinna alla, nii et mul ei ole endal nagu hetkel õrna aimugi, mis sealt tulema hakkab. Aga ma olen valinud välja siis tunnetuse järgi need sümbolid ja seekord kõik sümbolid on siis tulnud otse loodusest mulle siit koha pealt ja üks on siis natukene sellist südamekujuline, selline ilus triipudega kirjukivi ja see on siis number 1, tunneta lihtsalt seda energiat, see on number 1, kui see grupp tahab sinuga rääkida, siis võib-olla see kivi kõnetab sind. Number 2 tuli selline ilus teokarp, natuke meenutab joonit, selline ilus maagiline, müstiline värav, ei tea täpselt kuhu ta läheb ja kuhu ta viib, aga üliilus siuke õrn roosa selline teokarp. Ja kolmandat gruppi tahtsid iseloomustama tulla sellised eukalüptilehed, et kahekesi koos kokku seotud. Et tunneta siis, et milline energia praegu kõige rohkem sind puudutab, kõnetab. Kui sa tahad, sa võid video pausile panna alati tunnetamiseks, kui sa kohe ei tunne õiget ära. Ja siis ma olen mõnes teises videos ka seda öelnud, et kui sa tahad nagu täitsa, et see jumalik juhus sind juhataks, siis sa võid teha niimoodi, et sa näiteks võtad paberilehe, kirjutad, teed väikesed siuksed 3 ruutu, kirjutad sinna peale numbrid 1, 2, 3 ja 4 või 3, täna on 3 gruppi, 1, 2 ja 3 ja siis valid sealt kinni silmi ühe ja see tuleb sulle siis täiesti nii-öelda looja paneb näpu peale, millist gruppi sa peaksid kuulama. Kui sa ei saa kohe oma tunnetusega ühendust või sa ei julge oma tunnetust kuulata.
aga nüüd siis läheme ladumise juurde ja esimene siis, kes sa valisid selle mere äärest leitud siukse natuke südamekujulise ilusa siiruviirulise kivi. Ja sinule tuleb kohe esimeseks selleks signatuurkaardiks tuleb jõud. Jõud on ta siis tuntud, mina nimetan teda rohkem vägi, mulle meeldib vägi rohkem, sest jõud võib olla ka selline brutaalne või vägivaldne või kuidagi agressiivne, aga vägi on minu jaoks selline nagu, ta on nagu teadvustatud jõud või selline, millel on nagu rohkem sisu ja rohkem tähendust ja vägi ei ole nagu niivõrd füüsiline, ta on energeetiline, ta sisaldab endas teadmisi, oskust neid teadmisi kasutada, energiat nende teadmistega, neid teadmisi reaalselt praktikasse panna ja armastuse kontekstis minule räägib ta eelkõige enesearmastusest, sellepärast, et see on enda vastuvõtmise kaart. Iseenda armastus on ju, kui ta on üle forsseeritud, siis ta on ego, aga kui ta on selline eluterve nagu iseenda väe vastuvõtmine, selline iseenda eluterve armastamine, endast teadlikuks saamine ja seesama varjutöö, mida ma siin sissejuhatuses mainisin, et meie vägi tuleb ka hästi palju läbi selle varjutöö nagu meieni, et ma toon sulle näite ühe sellise lõvienergiaga seotud varjuga on ju, et näiteks kui sulle on öeldud, et sind on kuidagi liiga palju või sa oled liiga intensiivne või liiga enesekeskne ja sa mõtled endast ka nii või sind kellegi teise juures ärritab näiteks selline omadus, siis sa võidki sinna vaadata, et kas sul on selliseid lõvienergiaga seotud varje, mis vajaks valguse kätte toomist, on ju. Et seda siis tasakaalu, harmooniat tuua rohkem sellesse elutervesse enesearmastusse, kuidas siis egoismist, sest ismid on alati sellised nagu äärmuslikud nähtused, on ju, kuidas siis egoismist tulla elutervesse enesearmastusse, võtta oma vägi vastu, hakata elama seda, kes sa päriselt oled, oma ilu, oma suurust, oma tarkust, oma täispotentsiaali, sellist tõelist võimekust. Nüüd võtan siis ülejäänud kaardid ka välja ja segan sulle siia juurde siis, et mis siis lisaks sellele signatuursõnumile või põhisõnumile tahab tulla ja see on veel, ütlen veel juurde, et see on suure arkaani kaart, on ju, kes tarot ise ei loe, et see näitab, et see ladumine, see energia on sulle väga oluline, sellel on suur tähendus sinu eluplaani mõttes, kuidas sa seda enda armastamist siis praktiseerid. Ja esimeseks lisakaardiks siis tuleb sulle selline natuke nukrutsev kaunis naine. Siin võib olla sellist igatsuse energiat, natuke minevikku, natukene üksi võib ta ennast tunda, natuke emotsionaalselt võib olla siin mingit sellist igatsust või kurbust või see ei ole päris lein, aga sellist nagu natuke selline mossitav, nukrutsev energia ja justkui need hingetasandi kausid võivad pisut tühjad olla, või isegi selline energia tuleb siit läbi, et kui need kausid on täis, siis sa mingi pärast nagu ei näe hästi seda, et nad on täis, et siia voolab tegelikult igasuguseid värve, sellepärast et see kehakeel on selline kinnine ja
ja vaata seda asendit nagu onju, südametšakra on kuidagi kokku surutud nagu onju, et justkui niimoodi, et siin ei ole ruumi onju, et kui sa tahad seda ruumi enda ellu teha, siis tee füüsiliselt onju, tee siit endal kõik lahti, koputa siit lahti, otsi üles siin too venitus, mis aitab seda südame meridiaani avada või vali kristallid, mis su südametšakrat kuidagi tervendavad, onju, et siin on sellist, siin ei ole mingit traagikat, aga on selline natuke kinnine energia siin südame ümber, et natuke raske on selles energias sellist armastust päriselt nagu anda ja vastu võtta. Ja teine kaart, mis siia tuleb, on siis selline täiesti vastupidine, selline võidukaart onju. Ja mõlemad need kaardid räägivad tegelikult sulle enesearmastuse praktikast onju. Et siin on seda justkui natuke vähe ja vaata, siin on täiesti nagu see, kuidas ma võtan vastu selle energia, et ma olen looja laps, ma olen armastatud, ma olen valguses, kõik ressursid on mul alati kättesaadavad, ma olen, see on see võidupärg nagu, ma olen juba võitnud selle, tõmmanud selle nagu lotovõidu sellega, et ma sündisin siia, et ma kehastusin just nagu selleks, kes ma olen. Mitte kellekski teiseks, vaid just täpselt sellisena, nagu sa oled, saamaks neid kogemusi. Et see nagu õnnistus vastu võtta onju. Ja kui me seda taipame, siis ühtlasi saame me nagu suure sammu sellele enda väele lähemale. Et võtta vastu see elu, öelda elule ja nagu kuidagi kohe nagu 4-kordselt öelda elule ja need kuidagi meenutavad mulle siin nagu 4 ürgelementi, 4 õnnistust onju, et kui ma kaartide järgi ütlen, et see on küll nüüd sauade kaart siin on, aga ikkagi mulle tundub, et siin on nagu sellist 4 energiat, et on mõõkade energia, mis on siis tarkus, mõistus, intellekt, on sauade energia, mis on eluenergia, seksuaalsus, vägi, on karikate energia, mis on empaatia, tundemälu onju, ja on mündid ka, mis on selline küllus ja materiaalse tasandi loomine, et mulle tundub, et nagu kogu see looja õnnistus on sinu peal praegu, et sa ise oled siin rambi valguses prožektorite all ja sina ise peaksid ennast keskmesse asetama, onju. Meid on vanasti nii palju on meile seda tambitud, et me ei tohi enda peale mõelda, et me peame olema altruistlikud, kõik tegema teiste heaks ja me oleme nii palju ennast kõrvale jätnud, seda enesearmastamist pidanud kuidagi selliseks nagu valeks või aga ütleme, kui inimene astub enda täisväkke, siis ta teab, mida ta tahab elult, teda ei saa manipuleerida, teda ei saa lükata siia-sinna, allutada oma tahtele, siis ta teab, ta läheb ise, temast tekib endas selline kuninga või kuninganna energia ja minu arust see on nagu ülioluline, sellepärast, et maailm kohtleb meid alati nii, nagu me ise kohtleme, onju. Ja kui me justkui oleme kogenud seda, et meid ei ole koheldud siis vääriliselt või me ei ole saanud seda armastuses kogeda seda, mida me arvame, et me oleme väärt, siis kõigile tasub nagu meelde tuletada seda, onju, et kui me tahame olla koheldud kuningannana, me tahame, et maailm suhtub meisse imetlusega, armastavalt, meid tunnustavalt, siis tuleb meil endal võtta see vastu, see enda vägi, see enda jumalik väekas olemus. Viimaks toovad kaardid välja siis, kui sa ise lähed sellesse lõvienergiasse, siis nad toovad sulle välja selle lõvikuninga siia kõrvale. Et see on nagu nii loogiline või nii, et kuningas saab su kõrvale ilmuda või kui ta juba on su kõrval, see inimene või sinu elus, siis ta saab liikuda sellesse kuninga energiasse siis, kui sina lähed sellesse lõvikuninganna energiasse. See ei ole küll kuninganna kaart, aga temas on ikkagi seda kuninglikkust, sest lõvi on kuninglikkuse sümbol, onju. Lõvi on samamoodi hästi peene tunnetusega, hästi kõrge energiaga loom,
ta on tohutult truu, kui ta peaks olema sinu väeloom või ilmutama kuidagi ennast sulle, siis ta õpetab sulle nii palju nagu väärikuse kohta, truuduse kohta, enda vastuvõtmise kohta, julguse kohta. Julgus on nii väärikas omadus, on ju, ja kuidagi nagu võib-olla mitte nii hinnatud aga kuidagi see julgus ja väärikus on minu jaoks nii seotud mõisted omavahel ja avatud ja armastav süda on julge. Armastus on hästi palju seotud julgusega, sellepärast, et kui ma vaatan selle kaardi energiat, siis siin on seda julgust ka natuke vähe, siin ei ole nagu julgust päriselt armastada, ei ole julgust päriselt avaneda sellele armastuse energiale, mis võib endaga kõike kaasa tuua, on ju. Aga siis kui me kaitseme ennast selle eest, siis me ei saa ka neid tõelisi vilju noppida, seda tõelist maitset, naudingut, selle armastuse suurust, seda, mis armastuse energia meiega teeb, kui kõrgele ta meid tõstab, millised imed saavad meiega juhtuma hakata, kui elu vibratsioon tõuseb, kuidas me hakkame nägema sünkroonsusi, inglinumbreid, autonumbreid, kõikvõimalikke sünkroonsusi, mõtleme kellegi peale, ta kohe helistab, et see kõik on sellise, süda peab olema avatud, vaba ja julge, et see energia saaks alumistest tšakratest liikuda siia üles, on ju, ja kui see energia liigub siia üles, sama see kundaliini, seksuaalenergia, armastuse energia, eluenergia, siis me saame hakata kogema elu täiesti maagilisena, meiega hakkavad justkui juhtuma need kõikvõimalikud imed, erakordsed kohtumised, tekib see tunne, et kui sa jalutad sellise lõvi kuningannana, lõvi jumalannana mööda maailma ringi, siis lihtsalt punane vaip rullub sulle lahti ja eluimed ulatatakse sulle lihtsalt niimoodi hõbekandikule, et ole kallis, nopi, võta vastu, et siin on kõik juba see imeline maailm on läinud õitsema ja oma parimad viljad küpsetanud sinu tulekuks. Et siis sa tõepoolest saad kogeda elu sellises energias ja siis saab see lõvikuningas ka tulla. Lõvikuningas on nüüd selline ka selle mehe sa tunned ära või tema nagu olemuse ka just selle järgi, et temas on hästi palju sellist eluenergiat, tal on nagu jõudu, väge, energiat. Tal on liidriomadusi, tal on visioon, ta nagu vaim on selline virge, ta teab, mida ta tahab, mis ta eesmärk on, kuhu ta läheb. Et just selline nagu, et tuli on ikkagi vaimu sümbol, on ju. Tõenäoliselt on ta selline jõuline, tugev, alfa, ja kui need omadused ei ole temas veel täielikult avaldunud, siis sina oma olemusega saad aidata, toetada tal täielikult siia kasvamist, on ju. Ükskõik, kas ta on su elus juba või ta on alles nüüd tulemas, ilmutamas ennast, tulemas su energia välja, siis sina oma olemusega avad selle energia, on ju. Et need kaks ei lähe kokku, on ju. Siia kõrvale ei tule lõvikuningas. Või kui temas on see kuninga potentsiaal, siis ei saa avalduda, kui sina oled sellises mossitava lapse energias, on ju. Siin natuke isegi jonnib, et ma tahan saada, et miks mulle ei anta, miks teised saavad, aga mina ei saa, on ju. See on lapse energia, see ei ole veel kuninganna täiskasvanud, täisväes kuninganna energia. Lõvikuningas saab ilmutada ennast täisväes naise kõrval, on ju. Ja need kaks on juba täiesti pidurdamatud selles mõttes, peatamatud, see, mida need kaks võivad koos luua oma energiaga, see on juba täiesti absoluutselt maagiline, kõikvõimas, seal ei ole piire. Sellised sõnumid tahavad sinule läbi tulla, väga võimas. Lõvi valitsemise aeg on tegelikult augustikuu, on ju, aga igal juhul need energiad mingil moel jõuavad sinuni juba või see teadlikkus ja need sammud enne jaanipäeva ja võib-olla siis sinna augustisse on oodata sellist nagu kulminatsiooni.
mul on selline tunne, et kuidagi selles on ka seda südasuve või sellise küpse suve energiat, et kui me vaatame, et aastaringi järgi samamoodi on ju, et see sellise šamanistliku nagu manaratta või medicine wheel järgi, siis lõunakaares on suvi ja lõunakaares on ka meie selline nagu küps iga, et mitte veel selline nagu üle keskea, vaid selline hästi viljakas, elujõuline. See ei pruugi aastate järgi olla, aga see on selline, kus me nagu suudame luua, meil on energiat teha mingeid asju, ette võtta, minna, teostada, meil on visioon, on ju, et see tulesau on alati selline visioon, teadmine, kuidas sinna oma visiooni järgi minna ja see vajalik energia ka. Et mul on selline tunne, et see suvi on sinu jaoks väga selline märgiline ja enne jaanipäeva hakkavad need energiat nagu liikuma ja augustis võib siis olla mingi selline kulminatsioon, mingi täitumine, midagi sellist suuremat. 8. augustil on lõvivärav, siis on, nüüd tuleb seda infot läbi, 8. august lõvivärav, et seal on midagi ka veel väga suurt tulemas, midagi täiesti uut, mingi uus potentsiaal avaneb, et mul hakkasid kõik need sipelgad mööda keha jooksma ja jalakarvad tõusid püsti, kui ma seda rääkima hakkasin, et lõviväravas on midagi suurt tulemas, aga selleks, et sealt lõviväravast siis juba minna selle lõvina läbi, on ju, mitte mossitada seal värava ees ja öelda, et ma ei jaksa hüpata, liiga kõrge, liiga kauge ja miks teised saavad ja mina ei saa, on ju. Et minna sellesse lõviväravasse, siis juba sellesse küpse lõvina, siis hakka seda tööd endaga tegema praegu ja teadvustama kõiki neid protsesse. Sellised siis sõnumid sulle, armas number 1 grupp, kes sa valisid selle kivi. Kui tahad isiklikku ladumist, täpsustust, kirjuta mulle niida@tarot.ee ja või Facebookis siis Niida tervendavad rännakud, ja jäta siia alla täpselt samamoodi oma sõnum, et kuidas see ladumine sind kõnetas. Ja siis nüüd tere sulle, kes sa valisid teise grupi ja selle ilusa merekarbi. Vaatame siis, mis sinul siin kaardi all peidus on. No, ka imeilus. See on hästi kõrge, on ju, sa näed lilla värv, selline kroonchakra värv, hästi kõrge spirituaalsusega kaart jälle, on ju, ja siin on sellist kokkuhoidmist. Eelkõige on sulle hästi oluline sõnum. See on sõpruse kaart, selline nagu, kui öeldakse vaimne vennaskond, siis ma nüüd tahan öelda, et vaimne siis õdede kooskond, kuidagi sellised teatud moel on hästi olulised sulle nagu suhted praegu teiste naistega, spirituaalsete naistega, sellistega, kes on ka vaimsel teel, vaimsetel otsingutel, kes on enesearengu teel, kes on sellest nii-öelda printsessi kohast välja kasvanud ja valmis juba vastutust loomise eest ise võtma ja kellel just see koos loomine nagu teiste naistega, teiste õdedega, hingeõdedega, sellistega, kes on kõrges sageduses, kus ei ole klatši ja mingeid tagarääkimisi ja intriige ja selliseid nagu ebapuhtaid energiaid, kes elavad maskita. See valged kleidid sümboliseerivad, või nad ei ole päris valged, aga siuksed valged helelillad, et need on mõlemad kroonchakra värvid ja see sümboliseerib sellist kõrges energias olemist, sellist teadlikkust ja ka sellist nagu tähtede õnnistuse all tegutsemist ikkagi, et kelle pilgud on suunatud rohkem vaimsetele asjadele, mitte enam maatasandile, sinna materiaalse elu loomisele, on ju, et mingis eluetapis võib see okei olla, et meie fookus on, kuidas me nii-öelda asju saame, on ju. Et vanas teadlikkuses ja mingil madalamate tšakrate tasandil toimimise perioodil see on okei, et ongi vaja siis, nii nagu vanad eestlased ütlesid, on ju, et
muretseda endale auto ja maja ja lapsed on ju, et sina võid need loomulikult endale rõõmutseda on ju. Aga mulle tundubki, et sa oled nendest teemadest juba natuke välja kasvanud, sa oled ilmselt selle võib-olla juba loonud või ei ole see sulle nii oluline, see materiaalne maailma loomine ja see nii-öelda ellujäämise energia, vaid just see kõrgem vaimsus, ideed, spirituaalsus. Kuidagi on isegi selline ütlemine, ma proovin seda meenutada kuidagi, et madalamas energias inimesed räägivad kõige madalamas asjadest, kes on juba natuke edasi jõudnud, räägivad siis teistest inimestest ja need, kes siis on vaimselt kõrgemal tasemel, nemad räägivad ideedest oma vahel, et kuula, märka nagu, mis seltskonnas sa oled, et millest seal räägitakse, kas seal räägitakse asjadest, räägitakse seal inimestest ja suhetest või räägitakse seal spirituaalsusest, enesearengust ja ideedest, et kuulata, lihtsalt märka, mis sinu ümber on, et see kaart ütleb sulle, et sina pigem võiksid liikuda või kuuluda sinna, kus räägitakse sellistest kõrgemas sageduses olevatest ideedest. Segan sulle siis juurde siia kaarte. Kui ma panen selle nagu armastuse konteksti, siis minu jaoks 2 sõna. Siin on armastus sõprade vahel ja armastus looja vastu, mida siis see lilla värv nagu mulle räägib, et sellise nagu väga-väga kõrges sageduses armastus, mis puudutab just neid, et meie kõrgemaid energiakeskusi avab neid, puudutab neid, saab kuulata läbi nende. Ja pakk andis sulle siis ka 3 kaarti siis täpsustusteks. Siia tuleb sulle ka selline kaart, näed seda, kui sa vaatad seda lähemalt on ja siis siin on ka seda murtud südameenergiat, sellist nagu primaalkarjet, valukogemust, et midagi ei ole teha, et seda on siin olnud, on ju. Ja siinkohal ma tahan, võib-olla ma olen seda varem ka oma ladumistest öelnud, aga tahan sulle siis sufi müstikuid, kuulsaid luuletajaid meenutada. Siin on ju, kes on öelnud, et luba oma südamel murduda seni, kuni see avaneb, on ju, sest valgus pääseb siit nendest murtud südamepragudest sisse, on ju. Ma olen seda kogenud oma naisteringides ka ja võib-olla ma olen seda jaganud ka juba kuskil, aga ma ikka tahan seda mõtet korrata, et ma olen näinud ja kuulanud nagu neid naisi, kes on hästi küpsed, hästi ilusas kohas, on ju. Ma näen, kuidas nad, see läheb mul selle kaardiga kokku, aga ma võtan selle veel kord. Kui naisteringides tulevad naised kokku ja kui keegi on haavatud, siis teised naised mitte ei otsi sealt seda intriigi, et mis sul juhtus ja kuidas ja mitte ei hakka toitma nagu oma uudisimu või sellist nagu intriigijanu, vaid nad tulevad ja tõstavad selle naise lihtsalt üles, on ju, lihtsalt tõstavad ta üles ja hoiavad teda. Ja sellisesse kohta jõuavad naised paraku sageli läbi selliste valusate kogemuste. Ma mõtlen oma tutvusringkonna naiste peale, kõigile, kellega ma olen kokku puutunud, mu lähedased sõbrannad minu naisteringides, käinud minu tarokaardi kliendid, siis ma tean nende lugusid hästi palju, on ju, kui naised on käinud minu teraapiates ja jaganud ennast, ma tean hästi palju neid kohti, ma kuulan neid alla lõpmata, on ju. Ma tean, naisi, kes on põhimõtteliselt jäetud alteri ette, kes on lapse ootel ostnud endale pruutkleidi ära ja siis läinud lahku. Ma tean naisi väga palju, kes on lapsi kaotanud.
ma tean naisi, kes on tulnud läbi väga-väga raskete haiguse diagnooside, keda on petetud, reedetud, maha jäetud. Nende süda on saanud nagu väga kõvasti pihta, on ju. Ja on nagu olnud nii valus. Ja need on olnud nende naiste kasvamise kohad, need on muutnud neid küpsemaks, teadlikumaks, empaatilisemaks teiste naiste suhtes. Ja võib-olla isegi juhtuda, et meie teel on nagu olnud mitu sellist kohta, kus me kogeme seda energiat. Ja olles selle sees nagu on hästi valus ja hästi halb. Ja ometigi see on see, kus midagi hakkab kasvama, on ju. Selle sees olles on selline tunne, et nagu see puu oleks siuke surnud ja kuivetunud ja ta ei hakka õisi tootma ja maailm on hallides värvides ja valu teeb ka selliseks nagu egoistlikuks, et sa ei näe, kui sul on sellel hetkel, kui sul veel on väga valus, siis sa veel ei näe teisi, aga kui sa oled sellest läbi kasvanud, tervendanud selle ära, võib-olla tundnud seda, kuidas need teised naised tulevad ja tõstavad sind sellel hetkel, on ju, kuidas nad leiavad õiged sõnad, kuidas nad ei hakka sind õpetama, mida sa tegema pead, vaid tulevad, hoiavad, kuulevad ära, tulevad ja ma ei tea, toovad sulle toidu koju või saadavad sulle õige muusika või võtavad su lihtsalt kaasa ja viivad kuhugi loodusesse või ühesõnaga nad teevad midagi niimoodi, et nad näevad sind, näevad su hinge, hoiavad sind ja siis sa õpid läbi selle ja isegi kui sul ei olnud sellel hetkel neid naisi kõrval, siis läbi selle kogemuse saad sina selleks naiseks kasvada. Sul on valik muutuda niimoodi, on ju, mitte valusse kinni jääda, mitte kibestuda, mitte muutuda sarkastiliseks, irooniliseks, selliseks kõrgiks, vaid sa saad oma südame lahti teha ja kasvada läbi nende kogemuste selliseks naiseks, kellest saab tervendaja. Siin on hästi palju tervendaja energiat, hästi kõrged, sellepärast isegi, et lihtsalt sinu seltskonnas tõenäoliselt tervenevad inimesed, sest sinu sagedus on nii kõrgele tasemele tõusnud. Järgmiseks, kui looja saadab erinevaid kogemusi meie teele, on ju, mis meie hing on valinud, saadab selliseid kogemusi ja saadab selliseid kogemusi, vaata. Selliseid kogemusi me tajume õnnistusena, puhas õnnistus, sünkroonsused, õnnistus, kõik ressursid, mida me eales vajame, sest kui me oleme selles hästi kõrges sageduses, siis me hästi palju kogeme seda, et elu lihtsalt ulatab meile nagu hõbekandikul asju. Lihtsalt kõik on kingitus. Tõused hommikul üles, teed silmad lahti, see, milline see päev on, see lihtsalt on üks kingitus. Sinu päeva esimene asi, jood oma smuuti tervislikku või jood oma sidruni mahlaga sooja vee, kui sa oled terviseteadlikum või lähed ja võtad, naudid oma koorega kohvi kuskil terrassi peal, on ju, ja juba sa tead, et oi, see päev on kingitus, on ju, lihtsad rõõmud. Kõik materiaalsed ressursid ulatatakse sulle lihtsalt hõbekandikul. Sa lihtsalt tunned, et kui sina vajad raha, vajad uut kodumasinat kas või autoga juhtub midagi, sa tunned igatsust, et sa tahad midagi õppida, mingile koolitusele minna, vajad transporti kuhugi, mingid asjad nagu iseenesest lihtsalt lahenevad, lihtsalt need asjad tulevad sinuni ja sul on siuke tunne, et lihtsalt looja kingib sulle neid võimalusi sinu teele. Et sellises sageduses elamine on puhas õnnistus. Kogu aeg on see lahti rullitud punase vaiba tunne, on ju, jalutad ja elu ulatab sulle neid asju ja tegelikult elu ulatab meile kõigile, ega meie ressursid, meid on õpetatud seal nii-öelda kapitalismi ajal, et ressursid ja piiratud ressursside tingimustes pead hakkama saama, aga see on üks nendest paljudest suurtest jamadest, mida meile aetud on ju.
tegelikult elame me piiramatute ressursside tingimustes ja kui ise jõuad siia kõrgesse sagedusse, siis sa hakkad tajuma seda, kuidas need ressursid on piiramatud, kuidas sulle ulatatakse neid hõbekandikul, sina ainult mõtled ja tunned ja nii-öelda sisemiselt õhkad, et sa vajaksid, sa tahaksid õppida, sa tahaksid minna reisima, sa tahaksid mingit toredat pidu, mingit hästi ägedat metsamatka kohata, on ju. Et toon sulle ühe toreda näite oma sõpruskonnast, et mul oli üks hästi armas naine siis minu tutvusringkonnast, kes teadis, et ta tahab oma 50-aastast sünnipäeva pidada või tähistada nagu loodusmatkaga. Ja teadmata midagi tema unistusest, mina kutsusin ta endaga kaasa tegema siis, kuna ta oli minu šamaani õpilane, siis ma kutsusin teda kaasa tegema endaga ühte tseremooniat. Ja teadmata täiesti kinkisin talle selle metsakogemuse, metsamatka vahetult siis tema sünnipäeva praktiliselt eelõhtul. Et see on selline üks väike sünkroonsus nagu mis ja kui me oleme selles kõrges vibratsioonis, siis me kogu aeg tajume selliseid sünkroonsusi, on ju. Et mõtleme millegi peale, tunneme vajadust, mitte selliseid, ma ei mõtle võib-olla selliseid lihtsaid ahnusest tulevaid soove või midagi sellist. Ma mõtlen pigem sellist hingevajadust, sellist nagu, et mu hing tahab midagi kogeda ja kõik need asjad lihtsalt maagiliselt tulevad meie teele. Ja täiesti maagiliselt tuleb su teele ka müntide kuningas. Nii äge, esimene grupp, kes vaatasid esimest gruppi ka, võite vaadata, seal tuli ka kuningas lõpuks välja ja siin samamoodi tuleb välja müntide kuningas, jälle selline küps, teadlik meesenergia. Tema sa tunned ära selle järgi, et ta on mis see kõige täpsem sõna on, ta on selline stabiilne, kindel, tema ei ole tuulelipp, ta teeb pigem pikemaajalised plaanid, ta on kindlasti investeerinud maasse, kinnisvarasse, aktsiatesse, tal on plaan tulevikuks, ta ei ole ühe päeva liblikas, ta mõtleb pikalt ette, ta ei tuuselda täna siin, homme seal, tema loomus on pigem truu, vaata kes ta kaaslane on, truu, ustav, kindel, selja taga on tal siuke suur raamatukogu, võimalik, et ta on tark, ja tema tarkus on selline nagu rohkem talupoja tarkus, mitte selline nagu teadlase tüüpi või targutav või selline puhas filosoof, vaid tema on võtnud selle tarkuse ja pannud selle praktikasse. Ta on selle tarkusega reaalselt midagi teinud, midagi loonud, midagi soetanud, materiaalselt midagi loonud enda jaoks, teiste jaoks ja leidnud nagu mingi sellise nagu enesekindluse, hingerahu, kohalolu, see on mees, kelle peale sa saad nagu kindel olla, et keda sa saad tõenäoliselt usaldada ja kes on väga hea siis pikaajalise suhte, kindla suhte materjal. Tema ei pruugi karta abielu, pühendumist, anda lubadusi ja neid ka pidada. Samas ta ei anna kergelt neid. Ta pigem nagu 9 korda mõõdab ja siis otsustab ja siis tema otsus ja lubadus ka kehtivad. Et sellisest energiast tunned sa tema ära ja kuidagi siis pidi see siis on, et see jada siis viib temani, ma panen siia selle ka vahele, sest see on selle jada üks vajalik etapp, on ju, et sa ei pea seda ka kartma, lihtsalt võib-olla see on juba ära olnud
ja need on tulemas, sellepärast et see oli üldine energia, on ju, sulle põhise sihuke soovituse kaart, kõige olulisem, mis energiat ise nagu omandada, ja siis tuleb selline jada, on ju, ja kui ma need nagu panen kronoloogiliselt, siis see tuli esimesena, see tuli teisena, see tuli kolmandana, on ju, et siit asjad algavad, siin nad küpsevad ja kasvavad ja siia nad jõuavad välja. Et sellised kaardid sulle siis. Muidugi aeg ei ole, jälle üks ajalineaarsus on jälle üks siuke imelik konstruktsioon, mida meile on õpetatud, et tegelikult kui me üldse nagu aega kui kontseptsiooni nagu šamanistlikus võtmes tajun, siis see on pigem kogu aeg sellised tsüklid, mis kogu aeg nagu korduvad, nii nagu aastaring, nagu kella peal nii-öelda aeg liigub ringi ratast, on ju, ja samamoodi on siis nagu elutsüklid ka, et ma tajun ka eelmisi elusid ja tulevaid elusid ja samal ajal kestvaid elusid, teisi dimensioone, samamoodi pigem sellise nagu spiraalse pöörlemisena. Aga jah, et kõigel, ütleme niimoodi, et kõigel, mis on olnud, sellele midagi järgneb ja kõigel, mis tuleb, sellele on midagi eelnenud, on ju. Et sellised märksõnad sulle siia siis. Ole võitud, armas, kui see sind kõnetas, jäta mulle siia alla mõni märksõna ja ma pöidlakene, see väga rõõmustab mind, siis ma tean, et need ladumised kõnetavad sind, ja mul on neid suur rõõm sulle siis teha ja siis olen mina ka rohkem inspireeritud ja kui sa tahad oma personaalset ladumist, siis lahkesti kirjuta mulle siit description box'ist, siit leiad kõik minu kontaktid niida@tarot.ee või kirjuta mulle Facebookis Niida tervendavad rännakud või Niida Ellen. Aitäh sulle kuulamast ja läheme siis kolmanda grupi juurde ja kolmas grupp, kes sa valisid siis selle eukalüpti oksakese ja sinule tuleb välja siis selline signatuurkaart. See on selline oma tõusulaine, oma suure võimaluse ootamine, et hästi sellist nagu tohutu palju sellist potentsiaali, energeetilist potentsiaali. Ja kui ma vaatan neid värve ka, siis siin on nagu, kui ma tšakra värvideks nad tõlgendan on ja sina saad ka selle järgi teha, kui sa tarot ei tunne. Aga sa tead näiteks tšakra värve, vaata siin on sellist oranžikas punast, see on selline kirglik, lillat spirituaalset ja kollast, mis on siis päiksepõimiku värv ja samamoodi need põlevad tõrvikud on ka selline nagu tahtekaart, hästi selline tahtejõuline, kindel otsus, minna oma teed, oma kindel põlemine, oma suure võimaluse ootamine. Mulle tundub, et sa oled seda nagu pikalt oodanud, selleks valmistunud, selleks tööd teinud, et ta ei ole see tüüp, kes läheb esimest korda sinna igasugust lainet püüdma, mis tuleb, et ei jookse iga selle kutse peale kohtingule nii-öelda, kui me tõstame sinna suhete ja armastuse energiasse ümber. Tema ootab oma seda ühte kindlat tõusulainet. Ta on selleks pikalt valmistunud, ta on seda väärt, ta teab, mida ta teeb, tal on energiat, tal on seksuaalsust, spirituaalsust, tegutsemistahet, ta on nagu valmistunud selleks täiesti küps ja ootab seda ühte suurt kindlat võimalust, ei jookse kaasa iga tühja tähjaga. Ja vaatame, mis siis pakk juurde veel annab. No mis armastuse ladumine see oleks, on ju, kui armastajate kaart ei tuleks välja ja siit ta tuli välja sinule. Ma arvan, et sina oled just see nendest kolmest grupist, kes saab seda kõige suuremat sellist nagu kirglikku, suurt, püha armastust tunda, seda, kus on nagu kõik selline
kogu see naise-mehe vaheline polaarsus, tõmme, kasvamine, armastuse ilu, võlu, valu, kõik nagu see täispakett on sind ootamas, et tõesti see selline püha suhe, see nagu päris armastus, see on sind ootamas. Et see punane on see nagu selline, kõige rohkem see armastuse värv, selline südame värv, aga ka juurtšakra värv, et selles on ka seda nagu kirge tõmmet, hästi tugevat polaarsust. Võitan sulle seda kuidagi, sellist üheks saamist. Siin kaardi peal on kuidagi, mulle meeldib see, et nende juuksed on nagu koos, mul tuleb see avatari energia siin, see, kuidas nad panid need patsid kokku ja nagu tundsid teineteist päriselt ja see oli nii ehe nagu läbi sellise rituaali kuidagi. Juuksed on ju meie info, meie teadmine, meie mälestus eelmistest eludest, meie antennid, kuidas me kosmosest võtame. Ja siin nad on ka kuidagi, nende juuksed puutuvad kokku ja mul on see tunne ka, et see on see avatari, et see ma näen sind. See, mis on päris, mitte see maskidega, et ma olen otsinud sealt ühte seda kanepildi järgi ühte tüdrukut ja oi, et näed, tema meenutab seda ja nii edasi. Et see on see, et me näeme nagu teineteist päriselt nagu läbi kõikide mingite maskide, rollide, ma ei tea, jõusaalilihaste, ametite, positsioonide, nagu me näeme kõigest sellest läbi nagu päris inimest, päris teist inimest, kes ta päriselt on nagu sügaval sisemas ja me saame avaneda nagu päris endana samamoodi sellele teisele inimesele, et kõik see tühi-tähis, mis autoga ta sõidab ja mis firma riideid ta kannab ja kellena ta töötab ja et see ei ole nagu üldse, see ei ole üldse teema selles mõttes, et see on nagu päris. Ja siia tuleb sulle üks selline hoiatuskaart ka, et kui sa oled nagu kinni vanas paradigmas, vanades harjumustes, kuidagi see assotsieerub mul ka natuke sellega, mis ma eelmise kaardi lõpuks ütlesin, see selline nagu mingites materiaalsetes kriteeriumites kinni olemine või et natuke ka see, et kes maksab arve või et selline energia, et kui sa nagu, see rahakott sümboliseerib nagu kogu seda materiaalsest maailmast sellist nagu kinnihoidmist või klammerdumist, et ma arvan, et selleks, et kogeda seda nagu tõelist armastust, sa pead selleks natukene rohkem tõusma kõrgemale siit sellest energiast, on ju. Et sa ei saa hoida kinni vanadest asjadest ja samal ajal lubada oma ellu midagi tõeliselt uut, suurt ja võimsat, on ju. Et sa pead mingitest asjadest lahti laskma. Ja mulle tundub, et need on natuke nagu materiaalse tasandi asjad, millest sa võiksid lahti lasta, sellepärast, et niimoodi klammerdudes ja selles energias, et see on minu oma ja mina ei jaga ja mina ei lase lahti. Mis iganes see vana paradigma on sul, on ju. Võibolla see on midagi muud, mitte päris ainult nagu rahalised, materiaalsed asjad, aga ütleme, materiaalsed tasandi asjad, on ju. Võibolla see on mingi kodu, kinnisvara, suhe, mingi rutiin, mingi mõttemuster nagu, et vaata endasse, mis sul takistab nagu tõusmast siia. Et see on see koht nagu, mida kaardid soovitavad, et ära klammerdu nagu. Ära klammerdu, võibolla see on üldse, see klammerdumine on üldse mingisse vanasse suhtesse, mis on täiesti nagu ära roikunud ja ei toimi enam ja sa oled ainult hirmust või kuidagi nagu seal, et lase see lahti, et midagi on ja millest sa pead nagu lahti laskma, et ära sinna klammerdu, on ju. Ja siis tuleb veel see kaart, aga see tuleb välja tagurpidi, on ju.
ja kui ta tuleks õiget pidi, siis ma ütleks, et eraldu, olegi nagu oma mullis, on ju, taju enda energiat, tee oma praktikaid, mediteeri, joogata, tee šintood ja nagu ole nagu oma mullis või eralda ennast nagu teistest. See kaart tuleb tagurpidi ja seda ma tahan sulle tõlgendada niimoodi, et täpselt vastupidiselt seekord, et kui sa oled olnud seal oma mullis pikalt, siis tule sealt välja, on ju, selleks, et nagu kogeda seda energiat ja et kogeda seda energiat, siis nüüd on see kutse, et kui sa oled eraldunud, jäänud nagu oma 4 seina vahele või läinud kuskile maakoju, maapakku ära, siis tule sealt välja, mine seltskonda pigem, on ju, mitte enda vastu, mitte ära mine, ma ei taha öelda, et sa pead minema kontserdile, mis muusikat sa ei väärtusta, on ju, et kui sa tahad oma inimest kohata, siis mine ikka ainult sinna selle muusikakontserdile, mida sa päriselt südame tasandil armastad. Vaata, ta on ka siin selles namaste poosis ja namaste tähendab siis, et valgus minu sees austab valgust sinu sees, on ju. Et mulle tundub, et see on hästi oluline selleks, et näha seda valgust teise inimese sees, et näidata siis seda enda valgust ka. Tule sealt mullist välja, on ju, aga tule selle mantraga, et valgus minu sees austab valgust sinu sees ja see, et ma näen siin nagu päriselt ja et ma luban ennast päriselt näha, on ju. Sest siin on natuke veel see kaitsemull ümber, on ju, et ma olen küll väga ilusas kohas siin, on ju, endaga, aga ma ei lase teisi siia enda juurde. Aga näed, kui sa vaatad neid sauasid lähemalt, need, mis ei pea jõudma, ei jõuagi sinuni, aga näed, üks tuleb siit ikka läbi, on ju. Et see, mis sinuni peab jõudma, see jõuab sinuni, aita ise natuke kaasa, tule sealt mullist välja, ära klammerdu vanadesse, roikunud, ära elanud asjadesse või liialt materiaalsusesse, luba see nagu tõeliselt suur armastuse energia oma ellu, mis siia on tulemas, tahab täiega tulla, on potentsiaalina juba siin väljas ja püüa oma see suur tõusulaine kinni, et ei lähe kaasa tühja tähjaga, ei käi tühjadel teitidel, kus sa tead, et ei ole nagu seda energiat, et pigem püüa see üks nagu hoiame energiat selleks üheks suureks ja tõeliseks suhteks. Sellised sõnumid tahtsid sinule täna läbi tulla. Taaskord, kui sa tahad personaalset ladumist, täpsemat, isiklikku, võib-olla kellegi konkreetse inimesega seotud, siis ole kallis, kirjuta mulle, saada sõnum niida@taro.ee. Siit alt leiad kõik minu kontaktid, kodulehed tarot.ee ja rännakuteraapia.ee, vaata, uuri, mis ma veel teen. Kirjuta mulle siia alla, kindlasti jäta oma paar märksõna, oma püstine pöidlakene, kui sind miski kõnetas, kirjuta, mis sind kõnetas, siis mul on rohkem inspiratsiooni neid ladumisi teha ja siis sa rõõmustad mind ja ütlen sulle siis lõpetuseks ka namaste. Valgus minus austab valgust sinus, uute lugemisteni, uute kohtumisteni. Aitäh!